Head sõbrad, meil kadus korraks ühendus ära, aga sellegipoolest ma tahan vastata teie küsimustele. Küsimus, kuidas ma saan Eesti kaitsesse panustada, kui ma ei saa tervise pärast aega teenida? Minu vastus sinule on lihtne. Kui sa tead, mida sa tahad teha, kui sul on kirg millegi suhtes, õpi seda tegema nii hästi kui võimalik ja läbi oma tegevuse vaata, et Eesti oleks igapäevaselt natukene parem, natukene inimsõbralikum ja natukene rohkem kaitstud seeläbi. Mis saab ajateenistusest epideemia ajal? Tegelikult ajateenistuses ei muutu väga palju midagi. Mis on negatiivne aspekt, on see, et ei saa nii palju käia kodus oma lähedaste juures kui ennem epideemiat. Küll aga kogu väljaõppe jätkub endises mahus, kõik harjutused, kõik õppused viiakse läbi ja me üritame kogu aeg tagada teile mingisugusegi rutiini läbi selle, et te vähemalt korra kuus saaksite käia oma vanemate lähedaste juures. Kas ajateenistuses saab karjääri teha? Absoluutselt. Aga väike soovitus, kui teie eesmärk on võtta maksimum ajateenistusest, siis palun sihtige juulikuist kutset, sellepärast et juulikuises kutses me toome enda juurde kõige tähtsama osa ajateenijatest, meie tulevikujuhid, jaoülemad ja reservohvitserid. Me usaldame teid, me õpetame teid ja me anname teie juhtimise alla kas 10 inimest või 30 inimest ja need ongi teie sõdurid, kellest ma olen rääkinud. Ehk siis absoluutselt on võimalik karjääri teha. Nii, miks on teie meelest oluline vabariigi aastapäeva tähistada? Kui ma ütlesin, et meie enda otsustamine, meie oskus valida ja võime valida endale oma juhid, et nad teeksid neid otsuseid, mis viivad Eesti rahvast edasi, kui selle aluseks on Eesti riigi olemasolu, siis ma arvan, et selle idee tähistamist tasub ette võtta iga-aastaselt, sest see tuletab meile kõigile meelde, kui suur väärtus on see, et me saame ise oma kojas otsustada. Ma võtaksin ühe küsimuse veel. Kas Scouts-pataljoni saab tulla ka ajateenija, sihiks on saada tegevväelaseks? Scouts-pataljon õpetab tõesti välja ajateenijaid ja muideks mitte ainult jalaväelasteks, vaid seal on võimalik õppida ka sillatanki meeskonna liikmeks, pioneeritanki meeskonna liikmeks, ehk siis see ajateenistus Scouts-pataljonis on väga palju seotud ka raske soomustehnikaga. Aitäh teile, ilusat Eesti sünnipäeva!